Sinna nad läksid. Oleme harjunud muigama pisut selle kõrge diskant vibrato üle. Täna ei ole see päev, et muiata, täna on see päev, et kuulata, mida meile lauldakse, mida meile kõneldakse. Täna on see päev, kui meil on mõistlik ette võtta Vsevolod Jürgensoni tekst Prokuratuur kui salaordu. Mitte, et ma kõiki maailma tekste tahaksin teha õppematerjalideks, mitte, et iga asi siin ilmas kõnetab kui tsirkuse hobust areen. See on see päev, kui on kergem valusat teravat teksti niiviisi lugeda, et ühtlasi korrigeerid seal olevaid pisiasju. Vsevolod kirjutab väga hästi. Tänan. Ja taustaks asetan Kristi. Niisiis, prokuratuur kui salaordu. Mul õnneks isiklik suhe puudub küll, aga ma näen teiste instantside hüsteerilist ülipüüdlikkust inimeste toetamise asemel, paindliku loovuse asemel, pahatahtlikkust, mis on omane hirmunud inimestele ja hirmunuks saavad inimesed, kes ei tea, mis homme saab. Ja kui sa ei laula analoogselt sõnajalgadega usus, siis sa kardadki ennast surnuks. 12. punkt, see on järgarv, 18. mail läks vaid 47-aastaselt, kirjutame kokku. Kas päris kokku või sidekriipsuga, igal juhul kokku. Ootamatult Manala teele Eesti ühe aegade edukaima telesaate Kodutunne. Jutumärgid algavad eesti keeles alt ja me lisame siia lausesse kõigi aegade või üle aegade. Siis on eestikeelne ehk siis Eesti ühe kõigi aegade edukaima telesaate Kodutunne, idee autor ja produtsent Kristi Loigo. Saatesari algas mu enese mõnda aega peetud Soone talus, kus kasvas üles 13 lapse ema Orvi Aasumets. Eesti 4 lapse ema ja oma tegevusega paljudele kehvades oludes elanud inimestele tuge pakkunud teletegija surmas terendab aga midagi enamat. Koma ei ole enamat kui võrdleva koma, kui ette koma ei käi. Terendab midagi enamat kui pelgalt kibe kaotusvalu. Kaotuse valu oleks meil lahku kirjutatud kaotusvalu, kui valuliik on ilma e-ta. E-maha. Nimelt on alust arvata, et Kristi Loigo tervis murdus tema vastu aastaid vihast
tasalülitussõda pidanud prokuratuuri tegevuse tõttu, mille omakorda käivitasid nimesid nimetamata kolleegid. Kuidas sa kõrvaldad konkurendi, eks ole? Õigusriik või kättemaksukontor. See on hea paralleel, üliarmastatud teleseriaali nimi. Ahah, töötab küll. Eesti kui õigusriigi maine on sattunud paljude jaoks kahtluse alla, sest kuidas usaldada õigussüsteemi, mis mõistab kiirelt ja kõhklusteta õigeks joomingu käigus inimesed tapnud mõrtsuka, nagu see hiljuti juhtus, ent leiab aastateks vahendeid ja jõudu jälitada ning muserdada inimesi, kellel puudub süü või kelle eksimused on nii väikesed, et võiksid lõppeda kiire kokkuleppega. Taandrida, üks mõte lõppes, toimub mõtte väike pöörang ja selle sama teemaga on väga palju puutunud kokku ka vennad sõnajalad, kes on alati teeninud leidlikult, töökalt, murdumatult Eesti riiki, kes on leidurid, insenerid, innovaatikud, kes on käinud kohut poole meetri pärast, mis on pannud seisma nende äri, kes on osutunud õigeteks. Õige hõlma ei hakka keegi, aga paraku on hilja. Nii lihtne ongi. Üks selliseid juhtumeid, kus prokuratuur otsustas näidata, et tavainimesel pole mõtet eriti vaielda, kui prokurör tahab ta süüdi lavastada, oli ka Loigo. Selle juhtumi puhul on tõsiasi, millest me rääkisime ka kolleegidega, Sirje Presnali ja teiste sädeinimestega. Enamus toetusest kodutundele tuli esiteks asjade, tööriistade, aja pühendumisena. Kuidas seda küll varastada? Seda teevad meil toredad mustad kaasteelised osavalt. Kristi seda ei teinud. Ja teiseks oli Kristil erakordse pedantsusega paigas tema ettevõtte õuetuba ja tema enda asjad. Üks on siin, teine siin, ta ei ajanud neid segamini, kinnitan. Seda kinnitavad nüüd siis meie instantsid ka. Siis, kui esmane omastamiskahtlus kõigis kohtuastmetes kokku varises, pakuti ka talle prokuratuuri ametiau päästvat kokkulepet, ent uhke naine ei võtnud seda vastu. Teeme Andrea iga 2-3 lause taga, liigendame teksti. Uue lause alguses sõna kuid on oma kahetähenduslikkuses mõnevõrra kõlgutav, eksitav kuid ehk siis ajaühikuid, mis kohe ka siin nagu jutuks tuleb. Pigem aastaid piinatakse meie riigis inimesi. Lause algab sõnaga leidlikkus suure L-iga. Pole meie prokuröre maha jätnud ja kui ühtpidi üks sõna kirjutame kokku vsevolod. Ühtpidi ei õnnestunud, siis teistpidi ikka kirjutame kokku, härra Jürgenson. Tasus ikka üritada ning Loigo firmale poogiti külge raamatupidamisreeglite rikkumine,
millist kohtavat roima puudutavad materjalid kohtusse saadeti, ent ka siin ilmutasid kohtunikud prokuratuuri tohutute ponnistuste suhtes täielikku arusaamatust, ohõrku irooniat ja lõpetasid kohtuasja mõistlike menetlusaegade möödumise tõttu, sest süüdistuse alused olid diletantlikult kallutatud ning väljendasid vaid üht. Vsevolod on pannud siia mõttekriipsu. Pigem sellesse kohta sobib koolon. Paneme kooloni. Soovi tüütule vastu puksijale ära teha taandrida. Selle aja jooksul kaotas Kristi ema oma noorema poja. Selle aja jooksul kaotas Kristi oma abikaasa ja läks ise. Viimases hädas kaebas prokuratuur madalamate astmete kohtute otsuse edasi Riigikohtusse, teades ka ise, et ega sealtki pole muud tulemas kui prokuratuuri aastate pikkuse uurimise mannetuks ja mõttetuks tunnistamine. Paneme ta nimetavasse käändesse. Tunnistamist on pisut slaavipärane ja jätab saba ripakile. Me seome tunnistamine, punkt, tehtud, surnud. Valu südames. Kristi Loigo oli peale kohtuvõite, me kirjutame pärast. Peale see on na. Ehk siis pärast on ajaline järgnemine, pärast kohtuvõite täis, otsustavust oma puhas nimi taastada ja alustada sealt, kust kohast on parem, kust saab pudeliga peldikust, pardon, kust kohast. Töö aastate eest pooleli jäi, et tema maailm polnud pärast Eesti prokuratuuri süvahoovustest läbitriivimist enam endine. See on imeline, kui leebelt härra Jürgenson väljendub triivimine, see on go with the flow. Ta peab silmas pigem rullumist, tsentrifuugimist, mis iganes raju liikumise moodust, aga ta jääb hillitsetuks. Ta oli kaotanud mõttekaaslasest abikaasa, kelle tervis polnud pika kriminaalmenetluse survele vastu pannud taandrida. Tõsieluliste sündmuste loetelu jätkub taandreaga. Temalt oli võetud kodu ning kõik säästud ja elatisvahendid olid läinud. See on siis enne minevik, läksid, on läinud, olid läinud, on antud juhul sobivaim mineviku vorm. Olid läinud kohtukulude katteks, Kristi Loigo ei tunnistanud, et südames teeb oma tööd mürk, mille aastate pikkune üks sõna, ebaproportsionaalne uurimine ja kohtute vahel väntsutamine oli sinna süstinud. Eesti õiguskaitsesüsteem oli saavutanud oma ja purustatud maailmast taas tippu tõusta soovinud. Tegusa naise süda ei pidanud läbikäidud kolgata vaevadele vastu ning peatus. Rohkem kui tänases Eestis ei ole iial olnud inimesi, kes vajaksid kodutunnet, kes vajaksid seesuguse saatesarja tuge. Me kõik oleme kukkumas allapoole elatusmiinimumi, sõbrad, seltsimehed. Jõukad saavad järjest jõukamateks, vaesed vajuvad üha
sügavamasse viletsusse, oleks just täpselt kodutunde taastulemise aeg. Kes karistaks karistajaid? Kristi Loigo pole ainus, keda Eesti õiguskaitsesüsteem on vedanud läbi põrgu, leppides lõpuks vastumeelselt tõsiasjaga, et jesuiitlik riitus on pandud toime inimese kallal, kelle tegutes puudus kriminaalne alge. Oi, kui ebamugav lugu. Lause ei alga sõnaga aga, vaid küsimusega kas. Kas olete kuulnud, et tasalülitatud ohvri ees on hiljem vabandatud või korvatud vaimsed kannatused, mida mõistuse vastaselt veninud kohtutee põhjustas? Ja lõppsõna, korrektselt vormistatud tekst, härra Jürgenson. Kuni meie õiguskaitses puudub tegelik vastutus ja kontroll prokuröride tegevuse mitte suhtes, üle. Kontroll on millegi üle. Näeme kallutatud protsesse ja tuleb uusi kaasusi, kus hammasrataste vahele jäänud kaotavad tervise, kodu, elu eesmärgi. Õnneks on maailm ümmargune, siit Eestist saab ju ära minna. Kes läheb kehatuna, kes võtab kaasa oma keha ja maise vara. Ja me jätame härra Jürgensoni teksti järel nii Kristi kui sõnajalga tee. Ja viimastel päevadel märgiliselt paljude lahkunute mälestuseks laulma sõnajalgade neliku laulu, mida nii tihti ei kuulata ja ei ole seetõttu ka naerdud selle üle. Ehitame üles Eestimaa. Proovime. Ja, tule.
ja me haavad kinni seo. Ta meid parandab ja kannab, siis kuni lugane vaid hüüd. Ta jõus mehiga melle, muiste koreme taastame, panevad meil aastatud paiga ja uuendame hävistatud linna Eestimaa. Me austame loojat ja ehitame kojad ja õnnistatud on meie tütred ja pojad ja olge hoitud. Kohtumiseni pulmades, katsikutel, ristsetel, kallis Eesti.